Aloha world, Kristal Ra here, Kristal Ra siin, ütlemas tere maailm Californiast, San Diegost ja tere tulemast ka kevade kuulutaja või suve kuulutaja siis vetelpäästja väikene siis valvemajake, mis on siia siis toodud just eile, nii et väga lahe uus algus. Ja tere tulemast ka sulle seal teisel pool ekraani. Kui sa oled olemas siin laivi ajal, siis kindlasti jäta väikene aloha, kus sa täna kuuldel oled ja kuidas sa täna ennast tunned, et kuidas sinul kevadega lood on, et ametlikult peaks nüüd kevad olema alanud ka Eestis. Et ma näen, et teil on seal ikka veel palju lund, aga kuskilt midagi juba, ma usun, paistab. Päike juba soojendab ja sulab. Ja meil siin täna, nagu näete, ma olen vihmavarju all, on vihmane, et Californias sajab ka vahest vihma, et tuleb siukseid päevi ette. Ja mul pole isegi siin kummikuid, nii et siukene huvitav seis. Ja ma mõtlesin teha sellise väga huvitava teistmoodi seikluse, et me läheksime selle vetelpäästja torni asja alla. Seal on siis natuke võib-olla tuule-vihmakaitset ja siis teeksime seal täna väikese rännaku koos siis sisemise perega ja siis ma mõne sõnaga räägiks, kuidas mina oma unistuste elu koos oma sisemise perega olen loonud ja jätkuvalt loon ja mis sul sellega seoses siis võimalik teha on. Ja ma näen, Pille on olemas, Aloha Pillelaev, Sirle on olemas, Aloha, Sirle Tomson, Ülle Vernik. Väga tore, et oled olemas. Ja kui sa võid küsida, et mis värk, et ma mõtlesin, et seal Lõuna-Californias üldse vihma ei ole. Ikka tuleb ette, kuigi jah, Lõuna-California on kõrb, ses mõttes on meil siin iga päev on päike, et täna ka kindlasti õhtupoole üsna tõenäoliselt tuleb ikkagi päike välja. Nii et ilma päiksete päeva nagu väga ette ei tule. Nii, ja Annel Ernits on ka olemas. Nii, ja ookean on täna ka, nagu näete, möllav. Ja nüüd interneti teemaga ma telefoniga tegelesin siin terve see nädal, sain rohkem interneti mahtu peale, võtsin igasuguseid asju telefonil ära, praegu tundub, et ühendus on päris hea. Nii et kui sa ka ilusti mind kuuled, anna märku ja siis sätime ennast valmis, teeme midagi teistsugust. Vaatame, mis välja tuleb. Nii. Kus me siit sisse saame kõige lihtsamini. Ja ma tea, võib-olla see ei ole ka lubatud tegevus, aga teeme väikse proovi. Nii. Ja proovin ennast siin siis maha istutada. Siis. Nii, ja ongi selline seiklus. Oleme siin all ja siiapoole ka siis korra näete Aloha kõigile, väga tore, et oled siin olemas. Ma näen, Rutt Ojamets on olemas, väga super ja Anneli ütleb, et kuuldavus, nähtavus on täna väga hea. Ja nüüd te võite ette kujutada, kohalikel inimestel võis olla paras vaatepilt. Mingi inimene istub, kitab siin vihmavarjuga siin all. Aga natuke siis telefoni kaitsta on siis mul see vihmavari ka siin peal. Nii, aga siis väga tore. Ma panen tagasi teile selle ookeani vaate. Ja kui võimalus, pane hetkeks silmad kinni ja hinga sügavalt sisse ja välja. Hingates sisse, siis tõmba tagasi kõiki oma energiaid läbi puhastava filtri. Hingates välja saada tagasi kõik see, mis sulle ei kuulu. See võib siis olla teiste projektsioonid, ootused, mis iganes. Ja need energiat inimesed peaksid ise ära puhastama, et sinu ülesanne on siis puhastada, hoida enda energiaid, teiste mustpesu jääb teistele pesta, nii et see ei ole sinu probleem. Ja kui sa oled paar korda niimoodi hinganud, tunne, et sa oled täiesti tagasi kohal siin ja praegu omas elemendis ja tunnete ka, et su jalad lähevad juurtena maapõue. Täpselt nii sügavale, kui sul täna on siis vajadus või tunne.
ja see maandus. Ja pea läheb taevasse, et sa oled nagu ühenduses isakese taeva, emakese maa ja kõige vahepealse jäävaga. Ja saa täielik ühendus. Ja olles selles ajas ja ruumis, kujuta ette mingit ilusat kohta ja võib-olla see ilus koht on praegu kas või siin olla minuga siin selles imelises rannas. Kujutad ette, et siin on võib-olla rohkem päikest ja soe. Ja selles rannas sa näed, et tulevad sinu poole üks laps, üks mees ja üks naine. Ja võib-olla nad on juba koos, kõik ilusti õnnelikult, võib-olla nad on eraldi ja lihtsalt proovi tunnetada, vaadata, mis toimub, mis dünaamika nende vahel on. Ja nad tulevad sinu poole ja võib-olla uudistavad ka, et kes sina selline oled. Ja natukese aja pärast siis vaata, kas neil on ka avatus, et sinuga rääkida või sulle midagi anda. Võib-olla neil on mingi kingitus sulle anda. Ja kui neil ei ole midagi veel anda, lihtsalt tutvu nendega. Ja tunneta, kuidas on nende juures olla, kuidas see laps tunneb ennast, kuidas see naine tunneb ennast, kuidas see mees tunneb ennast, kuidas sina tunned ennast nende lähedal. Ja kui sa oled saanud natukene ühendust nende kõigiga, siis tutvusta neile ennast, et kes sa oled. Et mina ütlen ka, et aloha, mina olen Kristal Ra, väga tore kohtuda. Ja kui sul on neile ka mingi sõnum, siis anna neile see sõnum, mis see sõnum on. Ja kui sa ei tea veel, mis see sõnum on, siis lihtsalt ole kohal. See on ka juba väga hea, suur samm. Ja tunneta seda kohalolu. See on hästi väike ja lühike kohtumine, mis me praegu teeme. Aga ütle neile, et sa oled olemas ja sa oled huvitatud nendega rohkem kokku saama, neid kuulama ja nendega koos looma hakkama. Võib-olla lõpuks annad väikese sellise kallistuse ka. Ja hiljem, kui sa kuulad seda meditatsiooni uuesti üle või rännakut, siis sul on võimalus panna see video pausile ja natukene pikemalt nendega vestelda või vaadata, mis sealt välja tuleb. Ja kui sa praegu said mingisuguse kas kingituse või sõnumi, sa võid panna siia ka siis chati sõnumina. Ja kui ei saanud, see on ka kõik okei. Et kui sa pole kunagi nende 3 korraga siis kohtunud, see on täiesti okei. Sage on ka see, et sa ei pruugigi neid esimesel korral näha või nad ei tulegi esimesel korral üldse siis pinnale, sest see on nagu inimestega oma siis sisemaailma suhestuse siis ülesehitamine, et see võtab aega, see võtab usaldust ja see võtab suhtlemist ja see ei tule üleöö. Et ma olen jaganud hästi palju oma lugu, kuidas mina alustasin oma sisemise perega koostööd. Loomulikult algab see tavaliselt sisemisest lapsest, seejärel sisemine naine, siis sisemine mees ja minu suurimad sellised avastused, läbimurded toimusid sisemise mehega kontakti saades. Ja kõige suurem siis kontakt oligi, kui sisemine naine ütles, vop, Kristal, nüüd lähme Mehhikosse ühe otsa piletiga ja davai, hakkame aga minema. Ja sisemine mees tuli ideega, kuidas see teoks teha ja natukese aja pärast olingi seal, läksin nädalaks, jäin 4 aastaks ja paari aasta pärast tuli ka Maicel sinna. Tänasel päeval oleme siis õnnelikus abielus isegi Hawaii'l elanud ja olen oma unistuste kuningaga koos loomas siis uusi unistusi ja uusi võimalusi endale ja paljudele teistele.
Nii et see ei ole mingi utoopia, see ei ole mingi muinasjutt, see on päris inimene, päris looga. Ja ma ei ole ainus, siis natukese aja pärast, kui ma hakkasin sellega tegelema, siis inimesed hakkasid tulema mu juurde, et Kristal, et sul nii hästi toimib see, et õpeta mulle ka, kuidas selle sisemise perega siis toimetada. Te olete kuulnud sisemisest perest kindlasti ja sisemisest lapsest, keda siis maailmale tutvustas suuremalt Carl Jung ja ta rääkis tegelikult ka kaudselt sisemisest naisest ja mehest, aga tal ei olnud sellist ühtset süsteemi võib-olla siis veel välja kujundatud ja mina nüüd olen nendega mänginud koos oma klientidega siin 5 viimast aastat ja ma ütlen teile, see on kõige alus, see on põhimõtteliselt, kui sa tahad oma elu muuta kiiresti ja oma elu teha mahlakaks, põnevaks, siis sisemine pere on A ja O, ilma selleta, saab, aga oleks palju nagu ebamugavam. Ma näen hiie on olemas, hiiekärner, aloha. Nii, ja Sirle ütleb, oli mees, oli laps, naist nägin vilksamisi, esialgu vaatasime üksteist eemalt. See on juba väga suur asi, Sirle, et väga-väga super. Nii et sedasi see teekond algab, olge kannatlikud nendega ja ma panen siia alla ka väikese siis kingitusena selle sisemise pere pikema versiooni meditatsiooni. Saate selle siis ka läbi proovida, see on 20 minutit. Ja ka võib-olla siis panna siia pärast alla, et jaa, tegin selle läbi, päris lahedad asjad tulid välja, Kristal, see ja see. Ja teiseks, mis ma siia alla lingina panen, on siis sisemise pere väljakutse, mida nüüd on igal ühel teha võimalik seda täiesti üksinda, iseseisvalt 5 päeva oma elust võtta. Sa saad videod, sa saad juhised, sa saad grupivideode lindistused ja sa saad ka küsimuste-vastuste seansi lindistused, mis toimusid viimasel korral. Ja kui keegi tahab seda läbi teha niimoodi, et ta tahab, et ka mina natuke siis kätt hoiaks või oleks olemas lisa coachinguga, siis see on võimalus. Aga see 5 päeva siis väike väljakutse, mille väärtus on 500 €, on siis nüüd olemas teil võimalus teha see läbi iseseisvalt 25 €. Mõtelge, milline vedamine. Ja ma panen selle lingi siia alla, sul on võimalus see osta, see omas tempos läbi teha. Kui sa soovid minu väikest coachingut sinna juurde, võta minuga ühendust ja saame siis rääkida, kas ja kuidas sellega siis algust teha. Ja see sisemise pere väljakutse 5 päeva on niisugune lahe algus, väike varba siis vette pistmise võimalus. Sealt siis sa saad võib-olla juba kogemusi ja mis ma võib-olla just räägin siit oma kogemustest viimastel nädalatel. Ütlen, viimane aasta enamus minu ärilised asjad, mis ma olen loonud, on kõik koostöös sisemise perega. Ja nüüd viimane asi, üks asi siis, mis tuli siin hästi, kui ma selle Wildfiti väljakutse läbi tegin, siis see oli täiesti kindel mats, et see on minu asi, et seda tuleks nagu rohkem edasi ajada. Ja siis, mis juhtus, oligi, ma hakkasin vaatama siis, mis võimalused on. Alguses tundus täiesti võimatu ja mu sisemine naine andis mulle ette juhised läbi minu intuitsiooni. Tee seda, Kristal, nüüd tee seda, Kristal. Ja siis ma järjest võtsin need ükshaaval ette ja järjest need asjad hakkasid toimuma. Tänasel päeval ma olen registreeritud siis Wildfiti coachi programmi, mis ei ole ka odavate killas, see on seal $6000 kanti nagu siis coaching programm, aga olen juba kirjas ja teekond on alanud. Ja kui ka see seiklus, mis ma olen jaganud siin Wildfitiga, on sind inspireerinud, siis kindlasti võta minuga ühendust. Minu esimene grupp siis Wildfitiga algab arvatavasti seal juulis ja suvel ongi hästi hea seda teha. Nii et juuli, august, september, kui sa tahad oma ellu teha suurt muudatust, kaalust vabaneda, suhkruasju lahustada, suhkrusõltuvuse asju, paremat tervist ja natuke teistmoodi toiduga suhestuda, vot siis see on sinu koht. Ja see esimene grupp tuleb, see eestikeelne esimene grupp tuleb siis väga ekstra soodushinnaga, kuna see on pilootprojekt, selle tavahinnaväärtus on ka seal kuskil 800 €, nii et kui sa tahad olla kindel, et sa sinna gruppi nagu sisse saad, seal juba registreerimine käib, siis võta minuga kiiresti ühendust ja paneme su nime kirja ja vaatame, mis võimalused on.
Nii et palju põnevat toimumas. Ja ma näen, Heli Maldar on ka olemas, aloha, väga tore. Ja nüüd just üks väikene seiklus veel, mis siin toimus. Mul on, ma ju tegin Mehhikos kõik oma siis paberid, kõik asjad, ametlikult tööluba, kõik asjad olid mul seal olemas ja ma pidin lihtsalt selle laskma minna, sest mul on siin USAs siis rohelise kaardi teemade toimetamine ja ma panen teile natuke ka uuesti siis ookeanit. Nii, ja siis ma pidin tegima valiku, et kas roheline kaart USAs või siis Mehhiko asjad ja lasin siis Mehhiko paberitel nii-öelda minna, aga mul oli siis Mehhiko pangas veel raha ja seal on siis siuke seadus, et kui sa seda raha üldse ei liiguta 3 aastat, siis põhimõtteliselt võtab siis valitsus selle raha endale ja ma olin kaotanud koodid ära, ma ei mäletanud, kuidas sinna online teel sisse saada. Ja ma võtsin ühendust oma sisemise mehega, ma ütlesin, et palun aita mind, ma ei saa aru, kuidas ma saan sinna nagu ligi. Ja eile võtsin kätte, sisemine mees andis mulle tegelikult arvutis juhised, mul tegelikult on need koodid olemas ja ma ikkagi sinna sisse ei saanud, aga ma helistasin siis sinna panka, olin pangas ühe väga kannatliku siis mehhiklasega seal ja tund aega hiljem olin ma siis saanud sinna panka sisse ja ma ei tea veel, kas mul õnnestus seda raha päästa, et ma ei näinud seda enam, aga täna võtsin uuesti ühendust ühe siis kontaktiga seal ja võib-olla on veel võimalus see tagasi saada, nii et ka, et jällegi sisemine pere aitas. Sisemine mees on hästi selline hakkaja, tegutseja. Tema aitab igasuguste rahaliste, finantside, struktuuride, süsteemidega. Sisemine naine on ühenduses teie intuitsiooniga, tema on see naine, kes voolab, kes möllab nagu see ookean siin täna. Ja sisemine laps on see mänguline, loominguline, innovatiivne tegelane, kes tahab lihtsalt olla olevikus. Ja ma näitan siin ka, mul on siuke väike lahe sall siin, on ju. Ja see sall on tehtud koostöös siis sisemise naise ja sisemise lapsega. Ja mu lapsele meeldivad hästi narmad ka, on ju. Et siis selline lahe väike koostööprojekt. Nii et ma loodan, et tänane väikene seiklus, kuigi ta oli võib-olla staatilisem, oli parema ühendusega, sa said inspiratsiooni ja olid olemas, et kui see sulle andis natukene siukest sutsu, pane siia ka võib-olla väike, kas siis thumbs up, väike süda või siis ka väike sõnum ja kui sa soovid lisainfot, siis kuidas sisemise perega veel sügavale minna, siis anna teada, et erandkorras kuni siis aprilli alguseni võtan veel ka siis huvilisi, kes on siis valmis 1-1 tegelema, sukelduma sisemise pere siis coachingu programmi, mis on siis 4-kuine programm, et ka võimalus seda teha siis ja ka grupi programm, kui sinna siis registreerub 5 inimest, siis ka grupiprogrammi, see on nüüd siis uus versioon, mis tuleb, on võimalus registreerida, nii et sisemise perega väljakutse 5 päeva, kui sa tahad väikest maitseproovi saada, kui raha nii palju ei ole, 25 € ja tahad lihtsalt siis väikest katset teha, siis ma panen selle tasuta meditatsioonikingituse ka siia alla, nii et saad siis vaadata. Nii et loodan, et oli tore, selline natukene teistsugune siin vihmavarju all ja väikese siis vetelpäästja torni all seiklus ja järgmisel nädalal siis on meil aeg natukene muutub, nüüd järgneval 2 nädalal sellel laivil on siis, nagu ma mäletan, kell 7 Eesti aeg ja proovin neid hoida hästi lühikesed, 15 minutit, 20 minutit. Kui sa kohe laivi ajal ei jõua, kindlasti käi see läbi järgneva 24 tunni jooksul peale seda, kui laiv on toimunud ja kindlasti pane siia alla siis väike aloha, siis kui me saame neid 10 alohat kokku, siis järgmisel nädalal tuleb uus laiv. Ja 6. aprillil siis on aeg, liigub jällegi natuke tagasi kella 5 peale, aga peale seda ma proovin ta tagasi tuua kella 7 peale Eesti aeg.
et ma siin ka nagu katsetan oma ajagraafikute asjadega. Et siis väga toredat seiklust teile sisemise perega, imelist kevade algust kõigile. Aitäh, et sa oled olemas. Aitäh, et sa seikled ja kui see sind inspireeris, motiveeris, kindlasti jaga seda siis ka oma kontaktidega, oma seinal, oma võrgustikes ja naudi imelist loomist. Nii et mahalo siit minult ja San Diegolt ja Vaikselt ookeanilt ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Nii et kõike paremat, mahalo!